Kui Aleksei Tolstoi 1936. aastal Buratino seiklused itaallaste pealt maha viksib, ei ole tal aimugi, et sellest pika ninaga puuslikust saab kunagi ETV laste ja noortesaadete alustala. Jalge ees ja ees. Buratino nimeks ja ärge pange imeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa. Mul Buratino nimeks ja ärge pange imeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa. Pinocchio nõukogude teisik kupatatakse teleekraanidele juba 3. saatepäeval. Kätt Buratino pükstes hoiab pikaajaline Nukuteatri direktor Ferdinand Veike isiklikult. See esimene päev, et see oli väga närve sööv ja kõik olid ju iigla põnevuses, et mismoodi see telekas ikka töötab, mis põhimõte seal on. Ja Buratino pidi kohe pärast onu Ernesaksa üles astuma. Ja muidugi ta oli närv sees. Sinul ka oli? Ja mul oli ka närv sees. Ja siis oli mustvalge. Ja õigus, mustvalge oli ainult kaamera. Ärge pange imeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa. Saab küll teisiti. Eripensioni välja teeninud puu Buratino asendatakse liha- ja luu Buratinoga. Ta ei ole üksi, sest kaamerate ette kupatatakse ka kõik teised Karabas-Barabassi teatri pärisorjad. Lastesaade saab nimeks Buratino tegutseb jälle. Seltskond on lõbus ning nalja saab nii, et kaamerameeste püksid kärisevad. Kui nõukogude aegne puunukk ajas niisama ümarat juttu, siis 21. sajandil räägitakse ikka asjast. Algab ettekanne teemal, kust tulevad lapsed. Nagu me kõik teame, tuleb laps ema seest. Ja siit küsimus. Kuidas laps ema kõhtu tekib? Täpselt ei tea. Tegelikult on vastus väga lihtne. Nimelt, isa sees on selline imetillukene asjakene, mida nimetatakse seemnerakuks. Ja ema sees on selline imetillukene asjakene, mida nimetatakse munarakuks. Kas on see teile arusaadav? Enam-vähem. Kui isa sees tuleb seemnerakk ema sisse ja kohtub munarakuga, siis neist kahest rakust hakkabki arenema laps. Aga kuidas isa seemnerakk ema munaraku juurde saab? No tegelikult isa ja ema vahel oma voodis müravad, ilma riieteta. Ja kallistavad ja musitavad ja siis vahel selle suure müramise käigus juhtub nii, et isa seemnerakk läheb ema sisse. Kas see on üleüldiselt arusaadav teile? Jaa. Mul kõrvad on ja silmad ja südakahv on sees. Kuid Buratino ei ole ainus nukk teleekraanil. No ma arvan, see oli üks 57 või niimoodi. See oli esimene, siis ta on vist praegugi alles. See on televisiooni esimene nukk, telepoiss. Sellega oli väga palju saateid. See seikles igal pool, aga siis ma mängisin selle telepoisi ema. Ja üks operaator Leo Ruben oli telepoisi isa. Mul kõrvad on ja nina ja südakahv on sees. Kuid muusin laia silmas saab ise kätte mees. Saab ise kätte mees. Saab ise kätte mees. Samal ajal, kui isa tuttav Toru-Jüri vannitoas tilkuvat kraani parandab, hakkab elutoa teleris tilkuma laste ekraan. Aasta on 1962 ning nagamannide elu läheb üha roosilisemaks. 10 000 plikatirtsud armuvad esimesest silmapilgust telepoissi ning poisiklutid tädi Rutti. Oi, lapsed, aga vaadake nüüd, kes sealt piiluvad. Oi. Kes piiluvad, Kas te tunnete ära, kes need on? Jaa. Meie ei saanud varem õue tulla. Me sõime komme. Täna sõime komme. Kuid Tipi ja Täpi kõrval on teisigi. Eesti televisioonis leiab tööd ka multitalent Hunt Kriimsilm, ruuduline Päti Soni peas. Lugupeetud televaatajad, lips otseks,
ja laul lahti. On igal televiisoril suur helendav ekraan. Ekraani kaudu teilegi ma külla tulla saan. Ma seda juhust kasutan paar korda igas kuus. Siis alati mul selge on ka mõni amet uus. Lasteekraanist saab alguse ka onu Raivo Tähelend. Raivo oli selles saates väga üksi, tal ei olnud kellegagi suhelda, kellegagi rääkida, siis me hakkasime mõtlema, et võiks talle mõelda mingisugused kõrvaltegelased. Orbiidile otsustatakse lennutada ka Leopoldi gäng. Leopoldi suhtes oli niiviisi, et ta võiks olla niisugune suur kõigi laste sõber, kes alati tuleb appi ja aitab ja et ta oleks niisugune kaisukaru moodi. Kõige suurem sõber, no nii vaene kui eesti keel on, tähendab ühtlasi ka kõige parem ja nagu inglise keeles on great, eks ole, selles mõttes ka suur. Nii et ütleme, see kõige suurem ühendas kõik need asjad kokku, ma mäletan, jah. Tere Raivo! Tere Leopold! Tere Raivo! Vappa saab Leopold! Ja mina kaagutan postkontori avatuks. Paljon muusikaa! Lastekirju tuli meile kohutavalt ja joonistusi. Raivo lappas neid seal, eriti kui veel joonistusvõistlusi välja kuulutasime ja lauluvõistlused, nunnukonkurss, igasuguseid võimalikuid asju. Ilusti laulab veel. Kui kirja saadad saa, kord lennu postiga, siis kätte tooned maad. See oli laul. Alates 1966. aastast hakkab Eesti Televisioonis tegutsema päris oma lasteteater. Lisaks professionaalsetele näitlejatele kaasatakse teleteatrisse veel lapsi otse liivakastist ja koolipingist. Kõvaks kuivad saiad. Ma hakkasin tegema lastesaateid ja veri vedas ikka nende lavastuslike saadete poole. Ja siis me kasutasime seal näitlejaid, aga mulle see asi ei istunud mitte. Kohe sai selgeks, et televisioonis peab olema päris ikkagi. Kõige esimene lastesaade, kus mina julgesin vastu igasuguseid vastuseise võtta lapsed mängima, oli üks pisikene lugu, pealkiri oli tal Mandragoora joor ja siis hakkaski peale. Siis ma hakkasin otsima lapsi iga lavastuse ja iga saate jaoks, mis ma tegin. Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karu tarkust täis. Hiirte pidu! Et Nõukogude Eesti lapsed juba varakult ridade vahelt lugema õpiksid, tuleb neile kõigepealt selgeks õpetada tähestik. Kuid selle jaoks on vaja terve hulk haritud metsloomi, alustades rebase Reinu ning lõpetades mõmmibeebi ja U-tähte vabalt valdava hundi Uuduga. Silmpunkis kalpsas lüngikon, kraaks, kraaks, kraaks. Meil lauluproovi käimas on, kraaks, kraaks, kraaks. Üks vana mõlkis grammofon, meil kooli õpetajaks on, kraaks, kraaks, kraaks. Meil pasunaks on kastekan, kraaks, kraaks, kraaks. Kitarriks pann ja trummiks pann, kraaks, kraaks, kraaks. Suur krooksukoor on rabasoos, me homsel krooksupeol on koos, kraaks, 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 kraaks.
üsna pea nõiutakse targad metsloomad tagasi kirjaoskamatuteks, sest eetrisse läheb lastelavastus Nõiakivi. Rahapuuduse tõttu kupatatakse lavalaudadele telemaja töötajad. Kivinõid Ropka rolli saab endale režissöör Erich Rein. Käkki teha sul, käkki tegu. Teed vaid natuke taigna segu. Taigentahjus koolitad, pärast poole poolitad. Sina oled noor metsamaar. Sulle pool ja mulle pool. Maitsev. Mina olen metsakutsu, sind ma kooki sööma kutsun. Sulle pool ja mulle pool, iga päev käin sinu pool. Loodusmees Rein Maran kaevab lähimasse kaasikusse sügava augu ning tema üllatus on suur, kui sinna prantsatavad 3 kõrgharidusega hipit. Televisioonitöö ongi tegelikult meeskonnatöö ja meil vanasti oli suured võitlused, et kas peaksid olema niisugused ühtekuuluvad brigaadid, kes kogu aeg koos teevad või peaks vahetama. Muidugi võib vahetada, sellepärast iga inimene toob oma näo asjale, aga üldiselt minu arvates kõigi fantaasiast ja kõigi kaasamõtlemisest oleneb väga palju see, kuidas saade välja tuleb, sellepärast et igaüks paneb midagi natuke omalt poolt ja see üldine pilt jõuab siis vaataja ette. Ma täidan siin seistes öövaid kohus. See oli stuudiotöö ja kõik oli nii-öelda papp ja vineer ja siis ma ei tea, mis kõik need makrad, tekrad, eks ole, mis olid. Kuused liigutasid oma oks ja isegi minu meelest põdrad liigutasid sarvi ja tähendab, see oli küll kõik tinglik, aga see oli suure fantaasiaga välja mõeldud ja väga tubli töö oli igatahes see. Ma piilusin põõsast ja põranda praost, ma piilusin mis tahes maailma jaost. See oli mu esimene lavastus tegelikult, ma kirjutasin, et ma tahaksin, et kõik oleks ehe, et me ei teeks tõepoolest niisuguste punaste põskedega päkapikki, kes mööda linna ringi käivad. Et mis see ehe on, ei olnud päris veel selge, aga see tunne on, et see peaks nii ehe olla, kui üldse võimalik on teha. Ei ole mulle saladus, see kõik on teada juba. Erinevalt tänapäeva arvutipõngerjatest voolas nõukogude laste soontes puhas jõud ja peedimahl. Kuid mida kogu selle jõuga peale hakata? Kas tõesti tuleb kuul rauda tõmmata ja lapsed stardijoonele saata? Unikaalne võistlussari sündis 1971. aasta sügisel ning on Eesti Televisiooni ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv kergejõustikuvõistlus, kus kiirust ja jõudu mõõdavad kuni 14-aastased poisid ja tüdrukud. Sellest võistlusest on välja kasvanud 10 Eesti sporditähed. Koguni üle 80% Eesti kergejõustikukoondise liikmetest on tuuletiibadesse saanud just TV10 olümpiastarti võistlusel. 10 olümpiastardi puhul on tegemist vanima lastele mõeldud spordisaatega inimkonna ajaloos. Lisaks spordivõistlustele hakkab ETV võimsaid nõukaaegseid nagamanne rakendama ka ehitustöödel. Töödejuhatajaks vabariigi vapraim mees Kalev. Tere tulemast Lumelinna 1982. 5. aastat järjest on siis Tallinna, kas päris linna keskele, Kadriorgu või Mustamäele kerkinud lumest linn. Ja kohal on ka Lumelinna põlisasukad, trollid ise. Anname nüüd sõna Eesti Televisiooni noorte ja lastesaadete peatoimetajale Kalev Vapperile. Kallid noored, kallid lumemöldrid. Praegu, kui kell on 16.51 ja 43 ja päike hakkab laskuma sinna puude taha, on täpselt see sobiv hetk, kui me kuulutame selle Lumelinna avatuks ja hüüame selle peale ühe vägeva hurraa. Kuid kooli TV kõrval kahvatub ka säravaim Lumelinn. Eestis on ene andmetel 9 jõge pikemad kui 100 kilomeetrit. 90-ndatel oli ju sellise saate nagu koolitelevisiooni hiilgeajastu. Et see oli tõeliselt populaarne mäng. See oli popp nii osalejate poolt kui vaadatavuse poolt. Seal alustas Hendrik Norman näiteks. Tegi oma esimese saatejuhi töö ja täna kuulus ringkonnaprokurör Saskia Kask samamoodi.
muidu on rahvast täis ja televaatajatest rääkimata. No mis see siia puutub, ma ei saa aru. See lastesaade ongi, ta on nagu kahepoolselt kasvamise mõttes hea. Et seal on väiksed lapsed, kes osalevad ja kasvavad siis selle saate läbi kusagile natukene targemaks ja paremaks. Ja väga hea võimalus on see nagu noortel saatejuhtidel töö alustamiseks. Loos paikutas mängijad laudade taha selliselt. Ja küll, ikkagi. 2-1 on seis ja seis on minu kasuks ja nüüd tuleb otsustav kolmas võistlus. Aegade jooksul on Eesti Televisioon lastele korraldanud kõik võimalikke telemänge ja viktoriine ning tänaseks päevaks on lastesaadete toimetus kokku kuivanud nagu kevadine ladvaõun. Kuid tänu Margus Saare ennast ohverdavale tegutsemisele traditsioonid siiski jätkuvad. Saame kokku Tommi juurest on tänapäeva põnnide lemmik. Kus me kokku saame Tommi juures. Saame kokku Tommi juures. Saame kokku Tommi juures. 60. aastate alguses seisis Eesti Televisioon suure probleemi ees. Mida pakkuda pubekatele? Võib ehk mõelda, et just kuulsuses peitubki õnn. Kuid keegi vaevalt õnne leidnud sealt on. Tolle aja kohta väga hea sari oli meelelahutussari Kanal 13, noortesaade, kus tegelikult minu niisugune imidž või teadmine minust üldse hakkaski tekkima Eesti rahval. Need, kes kuulsust on tundnud ja kuulsust on näinud, sellest vaid vabaks nad soovivad, kui... Ja teistmoodi muusika oli seal, kui oli harjutud. Ei olnud enam Puhhenvaldi häirekellasid meil selles saates, oli kaasaegne noorte muusika. Oli enne Eesmaa uut laadi tekstidega sellest, kuidas elab välismaa noorsugu. Kanal 13 oli tõesti üks niisuguseid noortesaated, mis lausa lõpetati ära, lihtsalt pandi kinni ja viimane 4. saade siis näidati pühapäeval keskpäeval, kui oldi kindlad, et mitte üks inimene seda saadet ei vaata ja vähemalt saaks välja maksta tegijatele. Kes kuulsuse kandnud, kindlalt veel sammud, kord kuulsuse viinud tunda saab. Televisiooni võim on suur. 1975. aastal lükkab toimetaja Tiina Mägi käima liikumise Kodulinn. Kodulinn koondab enda alla pealinna aktiivsemad pubekad ning linnatänavad aetakse hambaari abita läikima. Esimene kohtumine oli meil dominiiklaste kloostris, kus olime siis, kes me olime see grupp, Marina Melk, Reet Sokman, Hagi Sein, mina, olime siis telepoolt, kui siis hakkasid tulema niimoodi keskastme pubekad 9.–11. klass. Kõik, siit ei tule mitte midagi. Tähendab, me ju pioneerilaagrit ei tahtnud. Kuure lammutada näiteks, mida on vanalinnas küll, et mida oleks maha lõhkuda. Küll. See on lõpmatuseni loo. Leida tolmust üles ime vana maja, püüda lumest puhtaks teha linnatee. Selleks kuldseid käsi meil ei ole vaja. Noortesaateid hakkab tulema nagu triipe pärast rihma. Tore on tõdeda, et võime oma seekordset kontaktisaadet alustada ühe rõõmsa sündmusega. Nimelt siin Lasnamäel, Tallinna uusimas ja suurimas elamurajoonis on teoks saamas üks ilus üritus. Üksikute noormeeste pead ajab segi oma asjast tuttava Reet Oja mesine hääl. Tere! Sellisel kellaajal, kui päike taevas alles särab ja on tõeliselt soe suvi, siis otsustasime meiegi, et sinna kuuma ja umbsesse stuudiosse vähemalt kohe alguses ei roni. Ja ausalt öelda ma arvan, et praegu on vist kõik rohkem väljas kui sees. Suvi on päriselt käes. Samal ajal, kui Pearu Paulus kaamerate ees kuldkalakese kombel suud mõegutab, mõtlevad anarhistid Kersna ja Vigla välja uut vingerbussi. Televaatajateni otsustatakse tuua Nõukogude Eesti esimene telerüselus.
hei, armas rahvas. Ütle, miks kõik sinu saated algavad peale selliste kraaksatuste ja röögatuste ja naermiste ja hirnumistega? Kõigepealt muidugi sellepärast, et tuleb tõmmata kuulaja tähelepanu. Ja siis muidugi ka selleks, et võita kohe algusest peale, seesama, millest ma rääkisin algusest peale siin. Aga see ei ole vist ainult põhjus. Just see ongi ainult põhjus. See ongi just ainult. Ja siis läheb lahti. Vaba Eesti teleeeter valatakse üle 10 naljasaadetega. Üks halvem kui teine. Kuigi asi on kaugel isegi tordiga näkku ja jalaga tagumikku naljadest, võib tähelepanelikum televaataja tunnetada üsnagi tugevaid Benny Hilli mõjutusi. Ja nüüd, kallid televaatajad, esitab teile Tartu noorte naturalistide klubi Torpeedo teile omaloomingulise luuletuse Alati valmis. Metallurgil valmis malm, neegril jälle valmis palm. Salmimeistril valmis salm, salvimeistril valmis salv. Ivan Krõlovil valmis valm. Hauakaevajal näe valmis kalm. Vaata, minule see luuletus meeldis. Jaa, väga ingeline ja sügava mõttega. Mina ei saa teile mitte midagi. Kitsa kingareitinguid ei purusta aga miski. 84, siis istusime maha, öeldi, et mingi huumorisaade peab ju noortestuudiost minema. Kui neid sketše tänapäeval praegu vaadata niimoodi üle õla tagasi, siis on näha, et nad on ikkagi võrdlemisi absurdi piiri peal ja nad on just visuaalse absurdi peale ehitatud. Et sellised visualiseeritud karikatuurid. Mitte kõik ei saanud aru sellest naljast, ei pruugi ju tänagi aru saada, aga hämmastav oli, et ta toimib ja toimis. Mehed läksid mässamajje, hullu peaga undamajje. Tänases päevas ma ei tea, Eestis ei ole ühtegi telekanalit, kellel oleks raha sellist asja teha sellisel tasemel, mis puutub võttetehnika ja dekoratsioon ja kostüümid ja värgid. Täna on praegu juba nii kallid, et sellise pulasaate jaoks ei hakka keegi seda raha välja andma, see on mul isiklik kogemus. Kui ikka suvel kuuks ajaks Saaremaale ei saa, see ei ole suvi, see... Saaremaal. Vaata, mina olin peaaegu kogu suve Setumaal. Tead, mees, vaat see on värk. See on värk. Kätte jõuab kerepeksu aeg. Iseseisva Eesti tantsusaalides hakkavad välkuma mokassiinkingadesse pressitud valged spordisokid ning kassikullast randmeketid. Mis teha? Rusikad ju sügelevad. Tere! Eesti Televisiooni 4. stuudiost alustab taas saatesari Rusikas. Niisiis, see on saade, mis räägib vägivallast meie ümber kui meie hinges. Tõsi, see puudutab rohkem võib-olla teismelise eas noori, aga kuna me siin elus kõik omavahel kokku puutume, siis on see saade vast mõeldud absoluutselt kõikidele. Nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. 55-aastase Eesti Televisiooni viimaseks noortesaateks jääb 15-15. Saatejuhid annavad endast kõik, rõhutamaks, et tegemist on ikkagi otsesaatega. Täna viimast saadet 15-15 saatesarjast. Tere, Marko! Tervist! Kuidas sina üldse sattusid televisiooni? Ma arvan, et mind kutsuti selles mõttes, see on juba aastaid tagasi. Mind kutsuti umbes 10 aastat tagasi. Esimest korda minu mäletamist mööda oli see kas Leo Karpin või Jüri Pihel. Üks kutsus mind ühte saadet, teine teist saadet, üks Eurovisiooni ja teine teist tegema. Aga vist Leo Karpin on, ma arvan, et see kõige õigem minu kutsuda võis ka Jüri Pihel olla üks kahest, kes mind televisiooni kutsus. Aga kas sul oli elu unistus saada televisiooni saate? Ei, minu elu unistus ei ole kunagi olnud televisiooni saatevõiks saada. Mul ei olnud mingit plaani meediasse üldse sattuda ja ma tahtsin kunagi näitajaks saada. Televiisorist ei saa vaadata mehi. Televiisorist ei saa vaadata mehi. Nad on mujal, nad ei ole sinu telekas.
saa vaadata naisi. Televiisoris ei ole enam naisi. Mis mõttes ülihea? Ikka nii halb, et on juba hea. Aga televiisorist näeme üksteist juba järgmisel nädalal. Nägemist! Purgis!